Tere hommikust! Ma olin just endale ripsmetussi peale panemas ning ja siis mõtlesin, et ja vaatasin samal ajal ühe Rootsi blogija nii-öelda videot YouTube'is. Ja mõtlesin, et ma just eile mõtlesin, ma teen video täna, kuna täna on järjekordselt teistsugune päev. Ja ma hetkel olengi sättimas end valmis tööle minekuks. Ja peale tööd meil toimub Fennikfiti pildistamine. Ja kokku tuleb 5 tüdrukut, mina üks nendest, pluss siis üks laps. Et tuleb väga põnev ja et kuna ma olen nagu lühidalt nagu sellest teemalt rääkinud, et ma muudan natukene Fennikfiti nii-öelda sihtgruppi ja muudan natukene seda nii-öelda brand identity't, siis need tüdrukud on nagu sellest osaga. Ma olen nii valge kuidagi. Teen natukene end normaalsemaks. Aga jah, et see nagu, see pildistamine ongi osa sellest, sest et ma teen hetkel uut veebilehekülge, ehk siis need pildid ja kõik lähevad siis sinna uuele veebileheküljele. Ja jah, et pildistame nii vanu kollektsioone, kuid ka toon ka nagu uued kollektsioonid pildile. Aga jah, ühesõnaga ma sirgen enda juuksed ära, panen riided selga ja ma pean panema tegelikult riidika kokku, et mis tuleb sinna pildistamisele kaasa. Et kuigi isegi, kuna 2 tüdrukut on meie kliendid isegi, kes on juhuslikult ka minu üks sõbranna ja teine on siis influencer siin Taanis. Naljakas, et see influencer tegelikult ostis Fennikfiti riideid ja ma tegelikult tahtsin temaga koostööd teha. Ühesõnaga ta ostis ja siis ma olin nagu, et okei, hi! Aga ühesõnaga, et need tüdrukud on tegelikult ise nagu usuvad Fennikfiti, et ja see on nagu nii suure tähendusega, kui need inimesed, kes nagu pildistamist osa võtavad, reaalselt nagu usuvad ka brändi ja üks tüdruk on väga-väga kiindunud nii-öelda jätkusuutliku tootmisesse, jätkusuutlikutesse toodetesse, ehk siis tema on ka sellepärast ka seal põhimõtteliselt kaasa lööb nii-öelda. Issa ma olen jutustanud nii palju nii, et okei, tšau! No nii, nüüd ma olen valmis, meik peal, juuksed sirgendatud, kleidike seljas, aga mure, mis mul ei ole valmis, on siis riiete kokkupanek, mis siis tuleb kaasa siia sellele pildistamisele, et mul on siin kohvrid laiali, et mul on ju tõin Eestist hunniku riideid või tähendab hunniku riideid, what else, tõin ära ja nüüd ma proovin nagu seda kokku panna, et mida nagu tegelikult kanda täna, et natuke keeruline on, et me teame täpselt nagu mida me kanname, aga nüüd ma proovin nagu miksida neid toodetega, mis ei ole siis müügitooted nii-öelda, et kas siis minu kollektsioonis või minu enda riided või siis mõnel tüdrukul on nagu enda kollektsioonid ka nagu Fennikfitilt, et ma ei taha nagu, kui me mingi liivase peal oleme, et ma ei taha nagu seda riidid nagu ära rikkuda. Igatahes, jah, et ma proovingi nüüd siin hetkel nagu neid hunnikuid, ma oleks peaaegu praegult uue kollektsiooni teile näidanud, aga fookus, kus on fookus? Ma võtan selle uue kollektsiooni kohe siia kõrvale ära, et ma teile seda ei näita. Jah, nüüd ma vaatame, mis ma siin kokku panen. Wow. Järjekordne imeline päikseline ilm on täna. Ja see on super ka, et ma algul kartsime, et vihma sajab täna. Et see, mis ilmateade ütles meile, aga no, selline ilm on täiesti super. Ja jep, let's go to the job. Let's go to work and earn some money.
Nonii, olen nüüd väga lähedal rannale ja ma siin just smootid, hästi palju smootisi ja hästi kõikidele smootid ning mul oli nagu raskusi nagu asjade ostmisega, kuna nagu puuvilju ma ei saa pesta, siis šokolaadi nagu ei tahaks võtta, kui päike paistab, siis sulab kõik ära ja ühesõnaga väga raske nagu valida midagi, mis sobib nagu kõigile ja selle smoothie on nagu kõigil värskendav, et sobib äkki kõigile. If not, siis ma joon seal ise. Aga nüüd liigume siit rannajoonest, liigume edasi ja lähme siis kohtumispunkti ja varsti juba mingi 20 minuti pärast peaks kõik seal kohal olema. Pluss siis üks laps, siis muidugi laps võtab väga palju tähelepanu ja nagu järgi jooksmist nii-öelda. Siis, aga muidugi see, et nagu ma tahan ju pilte ja videosi igast inimesed, siis on nagu natukene keeruline nii-öelda. Wow. Ma olen nii väsinud. Kõige hullem selle päeva jooksul oli see, et ma unustasin võtmed koju, mis võib teada seda, et mu korterikaaslased juhuslikult täna samuti olid kuskil väljas ning mul polnud võimalust võtsin just jalatsid jalast ära ja mul on kõik kohad liiva täis. Anyways, ja ma pidin otsima enda korterikaaslase kuskilt linnast. Kurat. Ma tunnen, kuidas liiva tuleb. That wasn't a good idea. No. Igatahes ma leidsin enda, või tähendab, mu korterikaaslane oli kuskil linnas kohvikus ja siis ma sõitsin jalgrattaga kõigepealt sinna, võtsin võtme ja lõpuks sain koju sisse ja ma näen, et mul nüüd kaamerakuga veel plingib. Igatahes mõtlesin, et lõpetan selle video ära ja ma pole ammu nii täispika, nagu need on tubandas siis, nii täispika ja korraliku video teinud. Et ma loodan, et teile meeldis see. Ma nüüd koristan natukene siin enda toa korda, isegi mu rinnahoidja on siin video peal. That's how transparent I am. Ja samuti mul on veel vaja saata järgmise kollektsiooni kogused enda tootjale, kuna täna on viimane päev ja kell on 10:30 hetkel. Ma natuke väsin, võib-olla 11 juba. Igatahes ma lõpetan enne ära, kui see saab aku tühjaks, nii et ma loodan, et teile meeldis see video. Pange thumbs up muidugi ja andke mulle märku, kui teile meeldivad sellised videod. Nii et tšauki!